USA sõda Iraaniga on taas lahvatanud. Mitmeid päevi on juba rünnakuid korraldatud, kuid operatsioon Eepiline raev on teisel korral millegi poolest teistsugune. Asi pole enam ainult õhujõus. USA on oma õppetunnid saanud ja teab, et Hormuzi väin on teisel korral eduvõti. Nii et USA on valla päästnud salarelva. Ja see ei ole lihtsalt mingi tavaline relv. See on midagi, mille Ukraina välja arendas ja mida USA on õppinud kasutama. Ukraina andis USA-le võtme. Nüüd kasutatakse seda võtit esmakordselt USA poolt, et murda läbi Hormuzi väina tõkkest ja Iraan ei ole selleks üldse valmis. Mis see võti on? Laseme USA keskväe juhatusel ehk CENTCOMil seda selgitada. 13. juulil X-is avaldatud artiklis. CENTCOM avalikustas, et oli eelmisel päeval alustanud rünnakulainega Iraani vastu ning need rünnakud tabasid mitut asukohta. Kõik selleks, et takistada Iraanil ründamast laevandust Hormuzi väinas. CENTCOMi väed ründasid Iraani sõjalisi õhutõrjesüsteeme, rannikuradareid, raketi- ja droonivõimekust ning väikelaevu, kasutades USA hävituslennukeid, sõjalaevu, ühesuunalisi õhuründedroone ja ühesuunalisi mereründedroone. Esimest korda avalikustas artikkel selle. Just see viimane väide on kõige olulisem. Esimest korda on USA kasutanud kamikaatse meredroone ründeotstarbel vaenlase vastu. Ja sellega on Ameerika just näidanud maailmale, et teda on inspireerinud kõik see, mida Ukraina on suutnud saavutada Venemaa vastu Mustal merel ja Aasovi merel. Ukraina on selle droonitehnoloogia ajastu innovaator ning on loonud malli, kuidas kasutada meredroone suhteliselt väikese veekogu kontrollimiseks. Ukraina salarelva kasutatakse nüüd Iraani vastu. Aga kas see, mis kahju teeb, on tegelikult Ukrainas valmistatud relv? Märke sellest, et see võis olla nii, ilmus umbes kuu enne seda, kui USA kasutas esimest korda meredroone. 9. juunil teatas United24 Media, et Ukraina Magura V5 meredroonid tegid oma debüüdi Indo-Vaikse ookeani piirkonnas USA väljaõppeoperatsiooni käigus. Droon avaldas muljet. Operatsioon, milles osales 17 000 sõdurit, suutis Filipiinidel toimunud lahinglaskmisharjutuse käigus uputada sihtmärgiks olnud laeva, näidates, et see on täpselt selline, nagu Ukraina on seda alati näidanud. See on seesama droon, mis tekitab kaost Venemaa Musta mere laevastikus, nii et see laevastik ei mängi Ukrainas tänapäeval enam sisuliselt mingit rolli. Ja Filipiinidel sai USA esimest korda otseselt tunda Ukraina relvajõudu. USA korraldas selle rünnaku isegi Luzoni väinas, mis tundus olevat teadlik samm, et näidata riikidele, kes kontrollivad kitsaid veeteid nagu Iraan oma Hormuzi väinaga, et USA suudab kasutada meredroone tõhusalt. See operatsioon tähistas Ukraina droonide ametlikku levikut väljapoole Musta merd. Ja see võib viia sind oletuseni, et just Magura V5 drooni kasutas USA Iraani ründamiseks 12. juulil. Siiski on need oletused valed. USA võis küll Magura V5 drooni testida ning võib peagi kasutada selle drooni võimsust, millel on 320 kilone kandevõime ja 430 meremiili tegevusraadius Hormuzi väinas. Kuid oma esimeseks meredrooni lahingoperatsiooniks võis USA saada inspiratsiooni Ukraina Musta mere operatsioonidest, kuid soovis kasutada enda arendatud drooni, et saata Iraanile sõnum. Mängus on uut tüüpi relv. 12. juulil ei kasutanud USA Magura V5 drooni, vaid Corsairit. Military Timesi raportis selle kohta, mida CENTCOM Iraanis tegi, öeldakse, et USA kasutas Corsairi droone, et aidata vähendada Iraani võimet jätkata kaubalaevade ründamist Hormuzi väinas. Ja on lihtne mõista, miks USA võis eelistada selle meredrooni kasutamist Ukraina juba kanda kinnitanud drooni asemel. Corsair on tõeline jõupakett. Texases asuva Saroniku poolt ehitatud Corsair on 24 jalga pikk ja suudab toimetada 1000 kilogrammise lasti üle enam kui 1000 meremiili kaugusele. See tähendab, et see suudab läbida rohkem kui 2 korda suurema vahemaa kui Magura V5 ja toimetab kamikaatserünnakus üle 3 korra suurema plahvatusjõu. Corsair suudab saavutada kiirust kuni 35 sõlme, mis teeb selle piisavalt kiireks, et toime tulla Iraani kiirkaatritega, mis on Hormuzi väinas peamine oht. Lõppude lõpuks ei suuda Iraani traditsiooniline merevägi eriti midagi teha. Operatsioon Epic Fury esimese faasi lõpus väitis USA, et on hävitanud üle 160 Iraani mereväe laeva, mis sisuliselt pani Iraani mereväe juba varakult mängust välja. Nüüd moodustavad Iraani strateegia tuumakiirkaatrid ja muud sarnased väikesed alused.
Järgides Ukraina Musta mere strateegiat, soovib USA nüüd muuta Corsairi ideaalseks vastumeetmeks. Võite mõelda, miks USA võis lahingu seisukohast valida Corsairi Magura V5 asemel. Jah, Corsair on võimsam ja suudab kaugemale liikuda, kuid Magura V5 on end tõestanud laevatapjana. See võib panna teid arvama, et see oli parem valik, kuid Corsair pole kaugeltki katsetamata. Tegelikult on seda varem USA poolt kasutatud, kuigi mitte sellise missiooni jaoks, nagu me just nägime. Corsairi platvormil on kogunenud üle 100 000 meremiili, nii et see droon pole sugugi esimest korda Iraanis merre lastud. Sellel on ka tugev kogemuste pagas teist tüüpi missioonidel ja seda ka hiljuti. Alles 8. juunil kasutasid USA väed Corsairi, et päästa Omaani ranniku lähedal alla kukkunud Apache helikopteri meeskond, nagu märgib Task and Purpose. Arvatakse, et see kopter sai tabamuse Iraani droonilt ning Corsair näitas, et see võib pakkuda madala riskiga võimalust Hormuzi väina läbimiseks, et sõdureid päästa. See oli USA jaoks omamoodi esmakordne juhtum. See oli esimene kord, kui Ameerika kasutas meredrooni merel hätta sattunud personali päästmiseks. See, mida CENTCOM tegi Corsairiga 12. juulil, oli hoopis teistsugune. Mida USA siin tegi, oli see, et nad jälgisid, kuidas Ukraina kujundab ümber kaasaegset mereväesõda. Inspireerituna sellistest nagu Magura, mis, tuletame meelde, võib peagi leida oma tee Hormuzi väina. USA on vallandanud meredroonide jõudemonstratsiooni Iraani vastu. See on selge signaal Teheraani režiimile, et seekord läheb lahing Hormuzi väina pärast teisiti. Nagu Must meri, on ka Hormuzi väin suhteliselt väike veekogu selgete juurdepääsupunktidega. Seda on võimalik kontrollida. Siiski on endiselt küsimusi, millele me pole veel vastanud. Neist peamine on see, mida USA tegelikult Corsairiga tabas. Me teame, et toimus omalaadne esimene rünnak, aga mida sellega hävitati? Sa saad kohe sellele vastuse teada, kuid kõigepealt tuletan meelde, et sa vaatad saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Ukraina Musta mere kampaania ja selle vahel, mida USA just oma meredroonidega tegi, on oluline erinevus ning see erinevus seisneb tabatud sihtmärgi tüübis. Ukraina keskendub peamiselt laevade hävitamisele oma meredroonidega, sest ta teab, et Venemaa ei suuda Mustal merel kaotatud sõjalaevu asendada. USA'l ei ole seda luksust Iraani kiirpaatide puhul, mis on väiksemad, kiiremad ja palju arvukamad kui Venemaa sõjalaevad. Seega otsustasid USA, et selle asemel, et sihtida Corsairiga kiirpaate, ründavad nad otseallikat, baasi, kust need kiirpaadid väljuvad. See, mida USA tegi Corsairidega, 12. juulil oli osa laiemast rünnakute seeriast, kuhu olid kaasatud ka õhudroonid, sõjalaevad ja hävituslennukid, mis ühiselt ründasid 10 Iraani sõjalisi rajatisi. Kuid just Corsairide ülesandeks oli rünnata Bandar Abbasi mereväebaasi. 3 Ameerika meredrooni ründasid seda baasi ja on selge, miks USA valis just selle sihtmärgi oma esimeseks rünnakuks. Bandar Abbasit peetakse üheks Iraani tähtsaimaks mereväebaasiks, kuna see on peamine baas nii Iraani mereväele kui ka Islaamivabariigi revolutsioonilise kaardiväe ehk IRGC mereväeüksustele. Viimane neist vastutab peamiselt kiirete paatide kasutamise eest, millega Iraan häirib laevaliiklust Hormuzi väinas. Bandar Abbas on Iraani merejõudude jaoks omamoodi universaalne baas, teatab Sandbox. Seal asuvad juhtimise kontrollpunktid. Iraan kasutab seda oma kiirete paatide ja miinipanijate baasina, millest mõlemad on Hormuzis juba palju probleeme põhjustanud. Selles konkreetses baasis asuvad isegi raketid, kuid üle kõige ja võib-olla peamine põhjus, miks just see baas oli esimene, mida Ameerika Corsairid ründasid. Bandar Abbas asub otse Hormuzi väina käänaku tipus, mis on sisuliselt veetee keskpunktis. See baas on kõige keskmes. Ükski laev, mis üritab väinas sisse või välja sõita, ei saa Bandar Abbasist mööda. Ja iga laev, mida Iraan ei soovi Hormuzi väinas näha, võib saada sihtmärgiks selle konkreetse baasi relvadele. Nii et USA ründas seda Corsairi meredroonidega. Ja sellega püüdis Ameerika mitte ainult hävitada baasi sisse ehitatud sadamaid, vaid tagas ka selle, et Nõukogude ajast pärit õhutõrjesüsteemide ja Hiina laevavastaste rakettide oht, mis olid paigaldatud Bandar Abbasisse, muutuks praktiliselt väärtusetuks. Sandbox teatab, et Ameerika konkreetseks sihtmärgiks võisid olla allveelaevade remondi- ja hooldusrajatised Bandar Abbasis, mis on mõistetav arvestades, et see on ainus Iraani mereväe jõu aspekt, mida USA ei saa lihtsalt õhurünnakute ja pinnal olevate laevavastaste rakettidega hävitada. Siiski pole USA veel midagi kinnitanud peale selle, et rünnak toimus ja kasutati Corsairi meredroone.
Nüüd, Bandar Abbas ei ole Ameerika rünnakutele võõras, seda on varemgi tabatud. Siiski ei olnud Iraani režiim seekord valmis selleks, mida USA plaanis. See polnudki võimalik. Corsairi meredrooni polnud varem rünnakuks kasutatud. Ja kuigi Iraan arvas tõenäoliselt, et USA toob Hormuzi lahingusse lõpuks meredroonid, ei osanud ta kindlasti oodata, et neid droone kasutatakse baasi ründamiseks. Kiirgaatrid ehk küll, aga üks Iraani rannikul kõige kindlamini kindlustatud baasidest ei pidanud rünnaku alla sattuma. Ometi see juhtus. Ja kuigi Iraan ei pruukinud oodata, et Corsair saab olema Ameerika valitud relv, teadis ta, et midagi on tulemas. USA president Donald Trump tegi selle väga selgeks enne, kui operatsioon Eepiline raev taas käivitati. Pettunult, et läbirääkimised ei edenenud nii kiiresti, kui USA sooviks, ega ka selles suunas, kuhu USA neid suunata tahab, ütles Trump 8. juulil. Et Ameerika relvarahu kokkulepe Iraaniga on läbi, nimetades riigi juhte hulludeks ja rämpsuks. See järgnes USA ja Iraani vahelisele kõige hullemale rünnakute vahetusele pärast seda, kui mõlemad pooled allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis muu hulgas tagas 60-päevase relvarahu perioodi. Me arvasime, et see garantii ei toiminud. USA ei näita ka mingeid märke, et nad kavatseksid peatuda. 2 päeva pärast seda, kui USA kasutas esimest korda meredrooni relvana, ütles Trump, et Iraani elektrijaamad ja sillad on järgmised sihtmärgid, kuna USA kehtestas ka blokaadi Iraani sadamatele Hormuzi väinas. Järgmisel nädalal läheb nende jaoks tõeliselt halvaks, kuulutas Trump ja lisas. Me hävitame kõik nende elektrijaamad. Me hävitame kõik nende sillad, kui nad ei tule läbirääkimistele. Riskides kõlada küüniliselt, mida rohkem asjad muutuvad, seda rohkem jäävad need samaks. Tundub, et USA ja Iraan on täpselt seal tagasi, kus nad olid mõned kuud tagasi. Kõik see viib meid ilmselge küsimuseni. Mida see kõik tuleviku jaoks tähendab? Me näeme, kuidas USA teeb esmakordseid samme ning taaselustuvad õhu- ja mereväe löögid, mis iseloomustasid olukorda Hormuzi väinas suure osa märtsist juunini. See ei ole ka Trumpi administratsiooni jaoks lühiajaline asi. Trump on väga selgelt öelnud, et sõda Iraaniga on taas käimas ja see kestab nii kaua, kui USA-l seda vaja on. Kongressile on ametlikult teatatud, et USA taas alustab sõjalist tegevust Iraanis. Seda kirja kaudu, mille Trump saatis 10. juulil teavitades kongressi, et see tegevus on alanud. See on USA's tekitanud arutelu. Teavitamine ei ole sama, mis kongressi heakskiit. Mitte, et Trumpi administratsioon oleks esimesel korral üldse mingit heakskiitu otsinud muidugi. Kui arutelu jätkub, huvitavad meid rohkem Ameerika meredrooni esmakordse ründeks kasutamise sõjalised tagajärjed. Need tagajärjed on tohutud, sest see üksik juhtum võib tähendada täielikku muutust selles, kuidas USA relvi arendab ja hangib. Saronic on suurepärane näide muutustest, mis praegu Ameerika kaitsetööstuses toimuvad. Jällegi, inspireerituna Ukrainast. USA ootab oma kaitsetööstusettevõtetelt tegelikku sõjalist võimekust, selle asemel, et kulutada loendamatuid miljoneid dollareid platvormidele ja relvadele. Need on sama palju seotud jõu näitamisega kui selle tegeliku rakendamisega. Corsair on üks selle kaitsehanke dünaamika muutuse tulemustest. Meredroon maksab USA-le vähem kui $1 miljon, mis teeb selle odavamaks kui ükski rakett, mida Ameerika Iraani vastu kasutab, ning see on võimeline täitma nii pääste kui ka ründemissioone. See, mida me siin näeme, on mihe kulutõhususe ja lahingutõhususe suunas, mis võtab lühidalt kokku Ukraina lähenemise relvade arendamisele, mida ta kasutab Venemaa vastu. See nihe jätkub. Iraanis näeme tõenäoliselt mitme uue relva debüüti, kuigi need täiendavad pigem seda, mida USA juba kasutab, kui asendavad seda. Siiski viib see nihe tõenäoliselt selleni, et USA hakkab arendama palju rohkem igat tüüpi droone. Jällegi, see on tingitud Ukrainast. See on näidanud, et droone saab kasutada praktiliselt igaks ettekujutatavaks ülesandeks kaasaegses sõjapidamises, jättes USA harjumatusse olukorda, kus nad peavad selles valdkonnas teistele järele jõudma. Kui keskenduda taas Iraanis taas lahvatanud konfliktile, on ilmne, et Hormuzi väin saab olema nii USA kui ka Iraani jaoks keskseks punktiks. Kuidas see saakski teisiti olla? Just selles veetees valitsenud kaos määras varem sel aastal toimunud operatsiooni Eepiline raev, kui Iraani edukas blokaad põhjustas naftahindade hüppelise tõusu ja pingete plahvatuse üle kogu maailma. Kuna sõda piiras laheäärsete riikide võimalusi naftat müüa, jäid paljud lääneriigid murelikult käsi väänama konflikti pärast, mis nende arvates poleks pidanud üldse juhtuma. Naftahinnad on juba taas tõusma hakanud, teatab CNBC. Pole juhus, et esimene Corsairi poolt sooritatud rünnak toimus Hormuzi väinas. Lõppkokkuvõttes tuleb selles USA ja Iraani vahelises sõjas võitjaks see, kes kontrollib seda veeteed. Mõlemad pooled teavad seda.
Trump on juba kuulutanud välja blokaadi ning nõudnud laevadelt 20% tollimaksu, kuid see nõue on kiiresti tagasi võetud. Iraan ütleb, et kavatseb peatada kogu Lähis-Ida naftaekspordi läbi väina. Iraan on samuti alustanud rünnakuid, rünnates USA sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis ning Araabia Ühendemiraatide lipu all sõitvaid naftatankereid Hormuzi väinas, vastuseks Ameerika rünnakutele. See hakkab tunduma nagu jälle 2026. aasta kevad. USA jaoks seisneb erinevus nüüd selles, et neil on Hormuzi väinas kasutusel uus relv. Kui palju see relv olukorda muudab, on veel vara öelda. Corsair on selgelt tõhus, kuid tundub ebatõenäoline, et seda kasutatakse kiirete paatide jälitamiseks. Financial Times hindab, et Iraanil on sellist tüüpi paate kuskil 500 kuni 1000. Ja kasutada ligi $1 miljon maksvat meredroonide laevastikku nende jahtimiseks on ebaefektiivne ning võib puhtalt arvulises mõttes olla teostamatu. Selle asemel võib USA kasutada Corsairi, nii nagu me juba näinud oleme, päästeoperatsioonideks vajadusel ning rünnakuteks sadamate ja rannikubaaside vastu, mida Iraan kasutab Hormuzi väina kontrollimiseks. See loogika peab paika. Iraani kiirkaatrite peatamine juba nende lähtekohas vähendab nende mõju laevandusele, andes USA-le rohkem aega oma eesmärkide saavutamiseks Iraanis enne, kui rahvusvahelise kogukonna surve taas peale hakkab, nagu varem juhtus. On ka võimalus, et Corsairi võiks kasutada kaubalaevade saatmiseks Hormuzi väinas. USA Mereväe Instituut teatas juunis, et esindajate koja relvajõudude komitee on soovitanud seda kasutada Ameerika meredroonide rakendusalana. Komitee usub, et mehitatud armee veesõidukeid võivad abistada spetsiaalsed mehitamata pinnalaevad, USV-d, pakkudes paremat jõukaitset, varajast hoiatust, seiret ja kaitsemeetmeid, vähendades samal ajal personaliriski. Üks asi on täiesti selge. Corsair ja võib-olla ka teised meredroonid võetakse operatsiooni Eepiline raev teises voorus arvesse. USA on õppinud Ukrainalt ja teab, kui mitmekülgsed need droonid võivad olla. Ja kuigi Ameerika ei pruugi suuta kasutada sama strateegiat, mida Ukraina kasutas Venemaa vastu Mustal merel, kuna Iraanil on palju kiireid paate, on Ameerika meile just näidanud, kui ohtlikud tema Corsairi droonid võivad olla. Meie arvates näeme väga lähitulevikus rohkem rannikurünnakuid, mida viivad läbi Ameerika meredroonid. Kuid lisaks sellele on võimalusi palju ja see, mida USA järgmisena teeb, sõltub tõenäoliselt Iraani reaktsioonist Hormuzi väinas. Võime samuti näha, et USA toob Iraani sõtta midagi palju kallimat. Näete, USA'l on teatud tüüpi laev. Kunagi nimetati seda laeva $22 miljardi suuruseks pettumuseks, kuid nüüd on sellest saanud superrelv, mis on varustatud hüperhelikiirusega rakettidega ja suudab tabada sihtmärke tuhandete kilomeetrite kaugusel. Mis on see superrelv? Saate teada, kui vaatate meie videot. Ja kui see video oli teile kasulik, siis meil on tulemas veel palju huvitavat. Tellige The Military Show kanalit ja vajutage teavituskella, et saaksite alati teada, kui avaldame uue videoanalüüsi. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!